trennikõne. No tervist, järjekordselt No tervist. oleme online'is ja on aeg hakata jälle rääkima trenni juttu. Mis teemal? Noh, eks see õige pea selgub. Aga jah, tervist kõigepealt Igor sulle. Tervitus. Nii, selles mõttes, kui mina sinu peale mõtlesin, siis ma kohe hakkasin mõtlema, et igal sellisel trenni inimesel ja eelkõige treeneril on nagu oma käekiri, nagu me just ennem siin omavahel nagu rääkisime. Ja kui nagu vaadatagi erinevaid nagu personaaltreenereid, siis vaata, personaaltreener ei ole lihtsalt personaaltreener, igaüks on omamoodi. Et kui mina isiklikult ennast pean selliseks musklipumpajaks, eks ole, mõni teine treener on mingi muu, siis siin alati ma vaatan, siis sinule nagu meeldib väänelda. Sa oled selline väänleja, et nagu räägi natuke selles mõttes endast, et kuidas nagu sina ennast nagu treenerina kirjeldaksid, et milline nagu see sinu peamine nagu praktika on või siis kuidas nagu, miks sulle väänelda näiteks meeldib selline liikuvusteema ja siis sealt nagu vaataks edasi, et miks sina oled just selline nagu sa oled? No seda on muidugi raske öelda, miks ma olen selline nagu ma olen. Kui ma võib-olla alustaks enda isiklikust trennist ja praktikast, et ma arvan läbi ajaloo, läbi enda nii-öelda elu, mind on alati huvitanud mitmekülgsus. Ehk siis on see trenniga kõige muuga elus. Enda trennide poole pealt, ma arvan, see liikuvuse teema on, see kandub alati igasse spordialasse. On see ükskõik klassikaline tõstmine, on need pallimängud, kergejõustik, kõik muu, ka igapäevane elu. Siis selle poole pealt see kuidagi liikuvus on võib-olla jäänud kõige rohkem ka sinna Instagrami, kus inimesed nagu näevad, millega mina tegelen. Ja võib-olla treenerina ka, et see Instagram on minu jaoks selline nagu treeneri töövahend, kus ma nagu midagi inimestele näitan mingit suunda, kuna ma olen ikkagi aru saanud, et kõigile meeldida ja kõigile midagi pakkuda on väga-väga raske. Ka juba heal tasemel, mingil tasemel kindlasti on võimalik see. Ja kui ma võtan nüüd oma klientide poole pealt, mida ma nagu neile treenerina pakun, siis see kindlasti ei ole ainult see, mida on nagu näha minu seal Instagramis või kuskil mujal. Et sealt ma ikkagi pean lähtuma ka natukene kliendi soovist, et kui minu juurde tuleb võib-olla mingi jõutreeningule spetsialiseeruv sportlane, sportlasi väga ei ole, kui ütlema harrastaja, kes soovib seda ala rohkem õppida, siis ma ei pane teda kätel seisma või seal spagaati harjutama. Eks ma loomulikult lähtun sellest, mida tema soovib. Kui ma näen, et kuskilt on midagi võib-olla vaja liikuvuse poole pealt arendada, eks ma siis nagu räägin, suunan ja ma ei teagi, võib-olla mida ma eriti ei pane Instagrami, on oma need jõutreeningud. Et ma arvan, mind kunagi väga-väga huvitas tõstmine, eks rebimine, rinnalõvet ja kõik see sinna juurde. Need olid ülikooli ajad siis. Et siis kui ma vaatasin kõik võimalikud Kloko videod ja kõik asjad ära, et ütleme, midagi sealt võib-olla on tulnud ka natukene see liikuvuse osa juurde, ehk siis saada see kang võimalikult madalal kätte rebides ja nii edasi, et ma arvan äkki alguseks see. Aga kuidas sa kirjeldaksid nagu enda ajajoont, vaata, et kindlasti me kõik vaata, treeneritena eelkõige ajas nagu muutume ja nagu uuendame oma tõekspidamisi ja üritame nagu ajaga kaasas käia ja paljudel puhkudel nagu see praktika, mida nagu me harrastame, ka muutub, et kui sina näiteks mõtled enda nagu algusaegadesse, kui sa näiteks alustasid, et kas või trenni tegemisega või treenerina, kusjuures huvitav oleks seda ka teada, et kui suureks jääb sul see vahe, millal sa hakkasid ise nagu pigem sellist kangitrenni tegema versus treeneriks hakkasid, et kuidas, see on nagu üks asi, aga kuidas nagu see sinu ajajoon on välja näinud, et kas olid alguses selline juba ka, et liigume, oleme mitmekülgsed või saab sind ka panna sellesse samasse kasti, et oleme kõik teinud ühesuguseid jõusaalis nii-öelda trenni vigu, et harjutusi kokku toppinud ja biitsepsi päevasi teinud ja nii edasi. No kui ma alustaks sellest, et kooli ajal ma olen olnud alati sportlik midagi teinud,
esimestes klassides jalgpall FC Floras, siis oli tennise nii-öelda karjäär. Peale seda olid kõik võimalikud muud pallimängud, kus ma käisin trennis nii võrkpallis, käsipallis, natukene ka kergejõustik ette, mikski pärast eriti palju vasaraheide. Et aasta aega ma olin vasaraheite trennis, ma ei tea, mida ma seal täpselt tegin, aga mu sõber käis ja siis ma läksin ka sinna. Aga kõik see muu üldfüüsiline oli seal ka väga hea. Siis peale seda kooli ajal, ma arvan, esimest korda ma läksin jõusaali 8. klassis. Meil Tallinna Saksa gümnaasiumis oli oma jõusaal all. Alates gümnaasiumis siis tohtis tegelikult sinna minna, aga ma kuidagi sain läbi kehka õpsi sinna 8. klassis juba. Nii et seal oli samuti sõbraga, alustasime tegelikult 8. klassis jõusaaliga. Seega siis, mis ma lugesin Muscle and Fitness ajakirju, mingid Arnold Schwarzeneggeri raamatu sain isalt ja ma arvan, ma tegin samad kõik asjad läbi ise. Ma ei tea, kui palju ma vigu tegin ausalt öeldes, kuna mul suuremad traumasid ei ole olnud ega mingid ülekoormus asju. Et selle poole pealt ma ei teagi, kas see on mul tulnud kõikidest muudest spordialadest, kus ma olen alati mingi piirini läinud, et ei ole seda ületanud. Ma ei tea, kas see on see asi, et ma ei ole kunagi teinud tipptasemel ühtegi spordiala. Et nii kui tennises mulle ka öeldi, et nii nüüd lähme võistlustele kuskile Eestikatele, siis ma miskipärast lõpetasin selle ära ja hakkasin millegi muuga tegelema. Et sama ka jõusaalis, nii seda pumpamist, nii rohkem jõudu tehes, kuidagi mingi hetk tuli see mingi piir ette mulle, kus ma ei tahtnud üle astuda. Mis sa naerad? Ma hakkasin kohe peas genereerima, et huvitav, et kas sul on siis nagu selline plokkvõistlusmomendi ees või midagi sellist, et kui nagu ma eeldan praegu, me veel ei tea isiklikult, aga nagu, et kui sa oled nagu jäänud jõusaali juurde, ja ma olen näinud, et sa oled nagu jõusaalis nagu jõutrenni ka teinud ikkagi, et selline push-pull, möllu värki, leeks, siis tasub kellelgi tulla sinu juurde, et nii Igor, nüüd me läheme kulturismivõistlustele ja siis Igor lõpetab jõusaali trenni ära ja niimoodi saame Igor jõusaalist välja. No, ma ei tea jah, kas ta nii lihtsalt seekord nagu läheb. Ma olen kusjuures 2 korda laval käinud. Päriselt või? Mina ei teagi. Ja, no võt, ühesõnaga võistluste poole pealt on see, et ma olen nagu käinud võistlemas kooli eest ja nii ujumises, rahvastepallis, kergejõustikus ja nii edasi, et see võistlusmoment on nagu, mul on nagu kodune, ta on okei. Loomulikult mingi närv on sees, aga seda nagu ei ole, et ma sellepärast nagu lõpetan mingid spordialasid. See vist kuidagi on läinud niimoodi, et ma arvan väiksena on äkki see sõprade mõju olnud ka see, et koos lähme, kui koos lõpetame ja vahetame mingid spordialasid. Et näiteks gümnaasiumi juurde tagasi tulles, siis alates 8. Kui ma ütlen nüüd edasi gümnaasiumi, siis mul oli näiteks iga hommik, ma käisin ühe sõbraga enne kooli ujumas. Iga hommik 5 korda nädalas enne kooli. Ja peale seda oli tavaliselt 2-3 tundi pärast kooli oli jõusaal. Ma ei tea, miks ma nii kaua jõusaalis olin. Oli väga pikk bitsepsi päev arvatavasti. Palju igast mingit proovimist ja katsetamist ja siis seal tuli üks sõber, pärast tuli teine ja siis ma kuidagi käin sinna palju pikemaks. Ma pole kunagi, ütleme sellest jõusaali trennist väga nagu suureks läinud. Nagu pumpamise eesmärgil, et saada lihast väga palju juurde, kuna seda kõike muud liikumist oli nagu, et trenne nii palju. Et kooli ajast, ma ei tea, minu tausta poole pealt on see, et ma ei ütleks, ma olen nagu sellise võimlemise taustaga. Väga paljud ma seda nagu kuulnud, et arvatakse, et kas ma olen kuskil tsirkuses käin nii edasi, et no ei ole käinud. Et see võimlemine on, ma arvan, tulnud gümnaasiumist, kus meil oli Saksa gümnaasiumis oli terve veerand, oli võimlemise siis veerand. Vot ja siis seal oli see, et väga tihti meil oli väga sportlik klass, ja me käisime põhimõtteliselt iga vahetund jälle sinna kangi või rööbaspuude peale jälle midagi harjutama. Võib-olla sealt tuli selline oma keha raskusega treeningu armastus ja selline pool, mis mulle nagu siiani meeldib tegelikult. Selles suhtes, kas sul sellist dilemmat on olnud või sellist lahkteed, et näiteks, et kui sa ütlesid, et sa pole kunagi treenid selle nimel, et nagu suureks minna, kas sa ikkagi näiteks oled nagu tahtnud seda teha, aga sa ei ole saanud, sest et sa nagu lihtsalt, sulle meeldib see võimlemine ja see liikuvus nagu rohkem või siis, kuidas nagu sellega on, või siis nagu sa ei saa suureks ennast nagu lubada minna, et siis võib-olla see kuidagi hakkab selle vastu töötama või et kas siis see
liikuvus nagu kaalub üle selle suuruse või on see üldse eesmärk olnud kunagi? No kuskil sisimas on kindlasti olnud mingi soov, et oleks iga lihasgrupp natukene suurem ja kuivem ja nii edasi, aga ma arvan, et sa tõid nagu need mitu asja praegu välja. Ma arvan, et kõik on olnud mingis mõttes põhjused, et miks ma võib-olla ei ole lõppkokkuvõttes nagu spetsialiseerunud sellele, et just sellisele nii-öelda kulturismitrennile ja lihaskasvule, et samas ma nagu olen seda sorti trenni teinud, üritanud enda arust süüa, nii palju kui võimalik sellel ajal, aga kuidagi kõike muud on olnud nii palju, et see toitumine ei ole olnud kunagi selline väga-väga täpne mulle. Ma pole eriti jälginud seda nüüd gümnaasiumis. Et selle poole pealt ma arvan, et ei olnud selline nagu põhieesmärk mul. Okei. Aga kuidas nagu, selles mõttes, kui me ennem rääkisime sellest sinu ajajoonest, et võib-olla kaua sa üldse siis nagu, tuleme korraks selle juurde tagasi, et millal oli siis see algus, et sa mõtlesid, et ma hakkaksin nüüd mingisugust trenni andma selles mõttes, et kas see oli siis tavapärane selline jõusaalis personaaltrenni andmine või oli see midagi muud, et millal käis sinu jaoks nagu see murdepunkt ära, et okei, et ma nüüd enam ise niisama trenni ei tee, et ma üritan nagu seda teistele ka teha? Tead, soov oli kunagi, mulle äkki isegi enne 8. klassi saada personaaltreeneriks, kellel kosmonaudiks, kellel midagi muud on ju. Kuidagi alati oli silme ees, oli see Ameerika kuulsuste personaaltreener. Ma arvan, see on kuskilt Muscle Fitnessist tulnud äkki. Ja siis gümnaasiumi lõpus kaitseväes ära käinuna pidin siis otsustama, et mis ma teen, et kas minna õppima edasi, valida mingi eriala. Siis mul oligi valik, mis mul alati on meeldinud, on matemaatika ja joonestamine, arhitektuur või siis sport. Ja kuidagi lõpuks läks see kehakultuuri peale. Eks ma käisin Tartus õppimas seda, Tartu Ülikoolis. Ja siis ma arvan, seal äkki tuligi juba see, et pakuti mingit praktikat juba esimesel kooli aastal. Sain väikestele poistele kuni siis 10-aastastele võimlemist antud kooli kõrvalt treeneri praktikana. Siis peale seda esimese õppeaasta lõpus ma sain Eesti Maaülikooli, sain rühmatreeninguid hakata andma. See oli ka siuke hea kogemus. Siis ma sain aru, et mulle pigem meeldib täiskasvanutele anda trenne kui lastele. Ja sealt hiljem juba koorus see personaaltreening, et ma pidin nagu valima mingi suuna, kuna see treeneri roll mulle meeldis. Kõik see nagu huvitas mind, see eriala. Ma arvan, ülikooli ajal kõige rohkem huvitas mind kas siis selliste meeskondade üldfüüsiline. Et ma kogu aeg, kõik see aeg, ma arvan, ülikooli ajal mõtlesin, et ma kunagi võtan seal, ma ei tea, Kalev Cramo või kellegi sellise ette, et üritan sinna ennast sebida üldfüüsilise treeneriks. Aga jällegi mingit moodi lõpuks tuli see personaaltreening mulle, mis mulle nagu siiamaani väga meeldib. Okei, kui sa andsid rühmatreeningud, et kas oli siis mingisugune selline inimesed grupis nagu tegid midagi nagu, ma ei tea, ringtreeningu laadset või siis oligi kohe mingi veesamm või body pump või midagi sellist? See oli Maaülikoolis, mulle anti nagu vabad käed, kuna neil vist ei olnud seda Les Millsi seda, mis seal on, et ma ei tea lepingut, mis seal neil vaja on vist Les Millsis või? Et siis mulle öeldi, et tee lihtsalt mingi ringtreeningu laadi, aga ta on ikkagi nagu sellises bodypumpi saalis nii-öelda. Nii et ma hakkasin ise seal, pani muusikat kokku ja tegin ise nii-öelda siis neil sellise bodypumpi, ikkagi pigem selle sarnast trenni andsin alguses. Ja see ajapikku mulle seal pakuti jällegi Maaülikoolist, ma sain hakata nagu personaaltreeningut ka vaikselt harrastama. Ja siis sealt nagu, jah. Aga selles suhtes, võimegi siia praegu kinni jääda, et kui sa nagu alustasid, et kuidas näiteks sinu jaoks oli seda kogu asja alustada, et mis näiteks sinu jaoks olid sellised võib-olla kitsaskohad või sellised murekohad, et alustava treenerina näiteks personaaltreeni anda ja sealt edasi kohe, et mis on näiteks olnud need kõige suuremad asjad, mida sa oled õppinud või sellised kõige suuremad momendid, et või kindlasti ükskõik mis elukutse sul ka ei ole, oled sa treener või keegi teine, et kindlasti on sellised
avastushetked nagu karjääri jooksul. Ahah, et okei, et sa avastad midagi uut ja siis sa omandad selle uue ja sa hakkad võib-olla teistmoodi mingisugust asja praktiseerima näiteks. Et kuidas nagu see osa sul nagu alguse sai ja kuidas ta nagu edasi on liikunud nende võib-olla momentide näol, et alguse poole pealt ma mäletan, millega mul väga vedas, oli see, et ma sain praktika käigus samal ajal nii-öelda neid õpinguid jätkata. Ehk siis, kui mul mingi küsimus tekkis, mul oli kohe grupp inimesi, kes olid kõik sellel erialal, ma sain nendega hästi palju nagu arutada seda kõike, no ütleme kehakultuuri seltskonnaga, on ju, et kuidagi alguse poole pealt ma mäletan, oli tegelikult päris ebamugav kõik see, et see üks-ühele töö ikkagi inimene ikkagi maksab sulle selle eest, jällegi ma arvan, kõigil on mingid ootused ja on see siis ükskõik, kas see klient tahab mingit tulemust saada, ta tahab, et ma ikkagi temale pühenduksin ja ta ootab ka minult mingeid teadmiseid. Et ma arvan, algus oligi selline kõige raskem see, et kui klient midagi küsis, ma tahtsin alati talle anda mingit kindlat head vastust. Et kas see on niimoodi või ei ole niimoodi. Ma arvan, see oli selline esimene asi, mis tekitas ebakindlust treenerina. Sellest ma arvan, ma sai lahti ajapikku lihtsalt. Kuidagi ühega, teisega tekkis see, hakkad seletama midagi, saad ise aru, et mingile asjale või küsimusele pole kindlat vastust, ütled talle, et ma uurin midagi järgi ja nii edasi, et kuidagi see läks küllaltki sujuvalt üle. See algus selline raskem koht. Mis seal veel hiljem oli, mäletan, see oli isegi pärast ülikooli, kui ma juba magistratuuriga lõpetasin, kui ma tulin Tallinnasse tagasi Tartust. Algus oli, ma ei ütleks, ajas mind nagu eriti närvi, aga ta oli ebamugav, oli see, et kuna mulle endale meeldib üldjuhul kõike teha, ütleme selliseks õigeks ajaks kohal olla ja kõike, ütleme, matemaatiliselt ka ära arvutada, paika panna, siis kui tuli mingi klient, kes hilines, siis mul oli sellega teema nüüd, et kas ta siis ei võta asja tõsiselt ja kõik sellised asjad käisid peast nagu läbi, et mis ma nüüd temaga teen, kas ma nüüd hakkan iga kord seda suruma, talle peale käima, et ta tuleks õigeks ajaks või mitte, või ma lasen selle asja nagu vabaks ja on nagu on. Et lõpuks mingi hetk treenerina vähemalt mina sain aru sellest, et see trenn ei ole tema elus prioriteet number 1, et väga paljud kliendid lihtsalt tulevad, et üldse kohale tulla ja ennast liigutada. On see tund aega, on see 45 minutit, mul mingi hetk oli üks meesklient, kes hilines vähemalt 50 minutit. Ta tuli 10 minutiks, vahest tuli 5 minutiks. Ta ütles, et vähemalt seegi, ta ise nagu tunnistas seda. Et see on, ütleme, võib-olla ainuke tund või 2, mida ta, või 10 minti või 20 minti, mida ta nädalast üldse nagu liigutab, teeb mingeid harjutusi. Ja siis ma üritasin ka välja mõelda süsteemi, et ma leppisin temaga pool tundi hiljem aja kokku ja nii edasi, et saaks kuidagi veel aega seda pikemaks teha. Aga ikkagi ta pidi just sellel kella ära minema, mis meil algselt kokku lepitud. Nii et see ei toiminud. Nii et see oli selline... See oli siis nagu, kuidas ma ütlen, nagu nii palju hiljaks jääda, et nagu selles mõttes, kas see nagu oli siis nagu, see pidi olema siis nagu väga madal prioriteet või nagu samas sul on ju nagu inimeses nagu mõnes mõttes kohustus ka, kui sa oled nagu kokkuleppe teinud, et mis see nagu ajend seal võis olla nagu, Tead, ma arvan, see on täiesti inimesest kinni. Ma ei usu, et ta kuidagi võttis ainult seda trenni oma elus nagu nii vabalt, et kui ma jõuan või ma ei jõua, on ju. Kuna mul oli seal nagu mõni isik veel, kes teda väga hästi tundis, siis ma sain lõpuks nagu teada, et suurem osa elustema asjadest nagu käivadki niimoodi. Ükskõik mis üritused, tööasjad ka, et see oli üks hästi hea näide oli see, et ta pidi trenni tulema, siis ma uurisin, et miks sul nii kaua seekord läks, ta ütles, et ma ei tea, mul tekkis porgandimahla isu, ma käisin sellest Circle K-st läbi, võtsin seda jooki ja siis tulin vaikselt ja sellised momendid, et talle tegelikult see ei põhjustanud üldse stressi, et ta hiljaks jäi. Et see oli nagu, ma ütlen, tema kas iseloomule selline nagu lihtsalt vastav või sarnane asi, et selle poole mõt. Ma võin täitsa selles mõttes sinuga nagu samastuda, et see on nagu selline keeruline tunne, kui sa
mulle meeldib ka mõnes mõttes olla nagu täpne või nagu punktuaalne või mitte iga asjaga, eks ole, et mõnikord ikka mingi asi vedeleb siin või seal, aga kui mingi asja võtad ette või mingi asi sind väga paelub, siis see peab olema nii detailideni tehtud, kui vähegi võimalik. Ja siis, kui sa näed, et keegi teine, kes on sellega nagu seotud, kas või näiteks kliendiga aja kokku leppimine, et sa näed, et seal nagu ei ole seda sama punktuaalsust vastas, siis on nagu selline sisemine hõõrumine tekib küll, et sa nagu sead ootuse ja see endast lähtuvalt. Ja siis teised inimesed peavad nagu sinu ootustest lähtuvalt nendele vastama ja kui ei vasta, siis ongi, kuidas sa siis seda nagu seedid, et kas sa muutud kurjaks selle inimese suhtes, näitad oma rahulolematust välja, väga selline bravuuritsed või siis elad enda sisse, lähed koju, oled kurb või kuidas sinul siis on selline, et kas sa tundud väga rahulik vend selles mõttes, et vastab see tõele? Ma arvan pigem küll, jah. Et sellistes olukordades ma arvan see, et kuna kas või selle sama kliendiga, et seda juhtus ikkagi päris palju, ma arvan, aasta lõikes oli niimoodi, terve aasta, 2 korda nädalas ta käis. Et ma arvan, see oli alguse asi lihtsalt mulle, et ma nagu lootsin kogu aeg, kuna tema tunnis sellele natukene ka tähelepanu pöörates sellele kellaajale ja üleüldse ma nagu kuidagi tundsin, ma pidin temaga rohkem ka pingutama ka sellel teemal, mitte see, et ma ainult annan talle trenni ja sellised üldised elulised asjad, mida me räägime, just see teema ka, et ma kogu nagu andsin nendest veel ja kuidagi siis lootsin, et äkki siis hiljem kunagi midagi paraneb. Aga mingi hetk ma arvan, enda peas, enda suhtumine oli see, mis ma sain aru, et milleks ma piinan rohkem ennast, kui ma näen, et temale see stressi nagu ei tekita absoluutselt. Ja on ka teisi inimesi, kes jäävad 5-10 minti hiljaks ja nad ütlevadki, et ei ole hullu midagi, et see peas, et ma nagu kohal olen siin. Ja võib-olla tänaseks on see, et nagu eriti väärtustan või kuidagi mul eriti hea tunde tekitab see klient, kes tuleb ise varem kohale ja ta teeb soojaks ilusti ja ta on nagu valmis ja ta nagu huvitab see asi. Võib-olla alguses oli see, et nagu selline klient oli siuke, et peakski olema. Aga tänaseks ma arvan see, et ma seda nagu enam tunnen, kuidas mulle nagu meeldib see, kui inimene ka pühendub sellesse, et kuna tegelikult suurem osa jäävad mul hiljaks trenni. Okay. Kuna mul ei ole ühtegi tippsportlast ega ka, kes teeks ise endale väga suurel tasemel ükskõik mis trenni, siis mul on ikkagi pigem kõik sellised, kes käivad 1-2 korda nädalas. Ma väga loodan, et nad käivad ise ka veel lisaks mõne korra, et siis jah, suurem osa, ma arvan, 80% tulevad vähemalt 5 minti hiljem. See on huvitav selles mõttes, et kas selle taga on mingi põhjus või fenomen ka, et miks nagu kohe selline ühine nimetaja on kõigil, et nad nagu hiljem jõuavad? No mõned nendest on teinud nagu sellist natuke nalja, et mida rohkem ta hilineb, seda intensiivsem on üldjuhul trenn. Ja seda on hakkadki rohkem hilinema, et trenn oleks nagu veel lühem ja lühem, et ei peaks seda tund aega nii tugevat trenni tegema, aga teeks 30 minti ja täitsa nagu piisab. Aga loomulikult, kui ta tuleb õigel ajal, siis ma ikkagi jaotan selle tunni niimoodi ära, et ta poole tunniga ära ei kustuks. See on võib-olla mõni tegi nendest lihtsalt sellist nagu nalja, et sul on siis nagu võimalik päris tihti kohvipause teha, mingisuguseid 15-30 mintiseid kohvipause. Absoluutselt. Ja kusjuures vahest on see väga-väga hea, kuna mõne kliendiga mõni tund läheb natukene pikemaks. Ükskõik, on see mingi teema, tuleb üles, mida arutada ja nii edasi, et see on vahest väga mõnus, et mingi tund ma ei jõua näiteks kuidagi lonksu vett võtta sealt kuskil teises saali otsas, siis kui mõni inimene jääb nagu hiljaks natuke, nüüd on päris hea. Minul on see päris hea. Selles mõttes see vist tegelikult annab mingisugust puhkust ka vaata, et üks asi on see, et raiud 3 rühmatrenni järjest teha või ma ei tea palju, et mõned nagu siin võivad teha, aga tegelikult, mida mina olen tähele pannud ka, kuna ma olen mõlemad teinud, on siis see, et kui sul on nagu vorm hea ja sul on kõht täis ja nagu siis nii-öelda see näiteks see rühmatrenni andmine hoiab siin nagu käimast ka, eks ole. Sul on pidevalt nagu selektor sees ja sa nagu robot automaatselt teed selle ära. Aga samas, kui sa nagu üks-ühele inimesega jõusaalis toimetad, siis on küll see, et ikkagi 2-3 trenni annad järjest ära ja su kehaliselt ei ole väsinud, aga su ajud on nagu veits küpsed. Et selles mõttes ongi, et see on suhteliselt ebarealistlik, et panna niimoodi täiesti jutti ilma, et sa vahepeal ei saa nagu, ma ei tea, aknast välja ka vaadata, et anda puhkust, et oskad sa sellega samastuda?
ei, absoluutselt, et ma arvan, selline keegi tund aega ma pühendun nagu täielikult ühele inimesele. Ma nagu isegi veel nagu, kus ma ütlen, surgin veel otsa, otsin ja nagu tema veel probleeme elust või noh, ükskõik millele ta on avatud, millest on avatud rääkima, on ju. Et lisaks ütleme füüsilise liigutamisele, et see on üldiselt päris koormav. Kui ma võtan kas oma esimesed aastad, kui ma alustasin City Spas Tallinnas, kui mind sinna võeti tööle, siis kui ma tegin alguses 2 tundi 2 kliendiga järjest, siis ma tundsin, et see on juba nagu no tänaseks päevaks suht kõik. Ja ma arvan, ajapikku iga kuuga, kui seal tuli 3 tundi järjest päevas, ükskõik on see 4 tundi mingite aukudega, kuidagi nagu see vastupidavus ka nagu järjest tõuseb ja tõuseb, sa õpid treeneri nagu tegi ennast säästma natukene ja mingites olukordades ja ei ole võib-olla nagu iga hetk siuke üliaktiivne, et nii ka füüsiliselt on ju. Et kuidagi ma arvan, see on ka selline treenitav, et ma olen teiste treenerid ka kuulnud, et kui nad teevad 3 tundi järjest, 3 klienti järjest, et siis on nagu tundub, et nagu see on palju raskem, kui teha aukudega 5 tundi järjest või no 5 tundi kokku päeva lõikes. Oota, et see on siis nagu lihtsam? Ei, raskem, et 3 tundi nagu järjest teha, on ju, et on nii vaimselt kui ka, ma arvan ka füüsiliselt ka natukene, et raskem, kui teha aukudega kokku 5 tundi. No jah, see on nagu loogiline ka selles suhtes. Ega tõenäoliselt peakski niimoodi olema. Aga kui sa varem rääkisid, et sul on siin kõik kliendid nagu hilinevad ja nii edasi, et milline nagu sinu jaoks on nagu ideaalne klient? Et millised nagu need, kui loomulikult tuleb õigel ajal kohale või isegi veits varem, aga muud asjad ka, et kas siis näiteks need isikuomadused või see, kuidas ta trenni suhtub, et kas sa nagu siis nii-öelda kas hea klient on see, kes nagu tahab samaaegselt nagu õppida trenni tehes, küsib, et miks me seda teeme niimoodi või naamoodi, või ta on lihtsalt siis see, et kes nagu kõike täidab või ta tahab muudkui tugevamaks saada, et teeb rohkem kui vaja, et millised isikuomadusi nagu ideaalne klient sinu jaoks peab omama? Ei, ma arvan, see on siuke, ma olen seda küsimust on mitmes kohas on küsitud ja on ette nagu tulnud, et loomulikult see klient võiks, ma arvan, huvituda sellest asjast, et miks ta üldse on tulnud kohale ja et väga hea oleks, kui ta nagu kuulaks ka mind. Et vahest mõne kliendiga on tulnud see ette, et ta küsib midagi näiteks või tuleb mingi teema esile ja ma hakkan nagu midagi seletama ja ma näen juba, ta mõte on kuskil mujal, on need tööasjad, on need midagi muud. Et see klient, kes suudab, ma arvan, kui nii-öelda tavainimene, kes ei ole sportlane, aga kes teeb 2-3 korda nädalas trenni, kui ta suudab tulla niimoodi trenni, et ta ei võta eriti palju muid elulisi asju kaasa. Ma arvan, see on selline klient, kes mulle nagu meeldiks. Et ta ei ole oma mõtetega mujal vahepeal, aga muidu, ma arvan, mida rohkem erinevaid kliente või suhtumist või inimesi nagu tuleb, minule kui treenerile on seda rohkem arendav, mind rohkem nagu arendav see. Et kui mul tuleks alati selline, kus ma ütlen, kõige parem klient, kes nagu võiks tulla, ta on üldjuhul kõige lihtsam klient mulle. Aga okei, aga ma võtaksid kohe kinni, et sa ütlesid, et kui ta tuleb sulle trenni, et siis on hea, kui ta nagu ei võta nagu teisi asju kaasa, aga samas ma olen jumala kindel, et see on iga treener, kes nagu on vähegi tõsisemalt nagu personaaltreeneri karjääri pidanud, on puutunud kokku klientidega. Tegelikult vähemalt mina näen küll seda, et pigem klient just tahab võtta kaasa neid elulisi asju saali, sest et tal on mingi mure ja tihtipeale oled sina see, kes selle mure nagu ära kuulab, kaasa räägib, oma arvamust sinna paneb, et kui palju näiteks sellist asja on, kui palju sa oled pidanud olema mingisugune suhtenõustaja või midagi sellist näiteks, kui palju kliendid näiteks sulle ennast selles mõttes nagu avavad ja kui palju sa nagu pead siis selle poolega ka nagu töötama, neid reaalselt aitama või kas sa nagu tahad seda üldse teha või kuidas sellega on? Ma arvan, et avavad ennast päris palju, kuna ma usun, et see on nüüd treeneris kinni, et kui palju tema on ka avatud neid asju nagu kuulama ja neid asju nagu arutama. Et kindlasti mulle treenerile meeldib see, et tule teeme trenni ära ja head aega. Ma tean treenerid, kellele nagu meeldiks terve tund ainult midagi arutada, samal ajal teeks kõrvale natukene harjutusi. Et ma olen sellele avatud. Mulle ei meeldi, kui see venitab pausi 10-minutiliseks.
sellepärast ma kasutan timerit harjutuste vahel teatud klientidega, et see paus ei veniks nii pikaks, kuna mõnele väga meeldib mingit asja arutada ja rääkida. Aga selle poole pealt ma üritan neid nokkida alati, et isegi ükskõik, kas see klient minus on käinud juba 7 aastat, ma alati nagu küsin, kuidas tal on läinud, kuidas ta on maganud ja nii edasi, ja kõikvõimalikke selliseid nagu baasasju, et üldjuhul sealt juba hakkab midagi välja kooruma, kui midagi on. Võib-olla ma tahtsingi sinna nagu triivida, et üks asi ongi see, et kui palju nagu räägitakse, et ma ei tea, et mis poliitikas toimub ja mis uudistest räägiti ja millal see üritus on tulemas, aga just, et kui minna natuke sügavamale, et näiteks, et kui palju sina puutud kokku näiteks selliste situatsioonidega, kui keegi sulle reaalselt mingisugust südant tuleb mingisuguse asjaga puistama, et pigem selline tõsisem teema, et kas seda juhtub tihti ja kuidas nagu sina sellesse suhtud ja millist nagu rolli sina enda puhul nagu näed selles? Ma arvan, et viimasel ajal ma ei ole eriti läinud inimestega väga tõsistesse jutuajamistesse, kuna ma tunnen, et selleks oleks vaja juba nagu eraldi ruumi ja eraldi aega ja kohta, et kus seda kõike nagu arutada. Kuna siis jääb see nagu trenn nagu väga tahaplaanile. Et mul on olnud, ma arvan, 5 aastat tagasi või 4 või 2 naisterahvast, kes hakkasid mingi hetk nagu trennis nutma teatud teemadel, mida me nagu arutasime ja üldsuhte teemad. Et siis ma tundsin, et ta on nagu, ma ei oska sellest suhtuda, ma ei tea, kas see oli nagu inimesele hea, et ta võib-olla elas mingi emotsiooni välja, sai seal nutta, kuna ma ikkagi ei ole psühholoogiks õppinud, ükskõik on see terapeut nii edasi, et võib-olla äkki ma tegin hoopis liiga talle sellega, et ma nagu surkisin liiga kaugele. Et siin on nagu raske seda öelda, et ma väga tõsistesse teemadesse nendega üldjuhul ei lasku, ma üritan, kas ma ütlen, pigem kõike mingi nurga alt pöörata positiivseks, vaadata nagu seda külge, ükskõik mis teema esile tuleb. Okei. Kui palju sulle näiteks õpetada meeldib? Selles suhtes, et mida mina näiteks enda näitel olen tähele pannud, on see, et kuna tegelen koolitamisega ka, et siis nagu mulle jutumärkides meeldib hästi palju nagu seletada ja nagu targutada, et just kui sa saad mingit teooriat lahti rääkida või et miks midagi niimoodi on, et miks mingisugust mahtu ja intensiivsust niimoodi tehakse ja miks me ei väsita ennast täielikult ära ja nii edasi ja nii edasi. Et minul isiklikult näiteks väga meeldib, kui näiteks ongi, siin on tulnud küll mingisugune, mingid noored kutid näiteks tulevad trenni või kas või enda vanun, et kumbki väga vanad ka veel ei ole, et ongi see, et tehnilise mõtlemisega näiteks klient, et ta tahabki teada, et okei, et ahah, me teeme seda sellepärast ja seda sellepärast, et loob ise ka neid seoseid, et siis sa justkui saadki nagu talle nagu samal ajal, kui sa trenni teed, et sa nagu põhjendad ära, miks me seda teeme ja niimoodi, et minule näiteks selline klient nagu väga meeldib, kes nagu ise tahab ka saada, sest et ühel hetkel, see muidugi ei ole treenerile nagu majanduslikult kõige kasulikum, aga kui see tüüp ise nagu õpib palju, eks ole, siis ta ühel hetkel saab ise hakkama. Samas ta võib-olla mõistab ka seda, et on aina rohkem õppida ja nagu sellist teist arvamust on alati nagu hea saada. Et kui palju nagu sulle nagu sellist asja meeldib teha või sulle lihtsalt meeldib, et nii, nüüd on see harjutus, tee ja ära rohkem nagu küsi. Et kui sa ütlesid, et sulle meeldib nagu selline klient, siis ma arvan, mulle meeldib nagu endale kõige rohkem neid asju, eriti neid tehnika asju nagu seletada inimestel lahti. Ma ütleks, et võib-olla see klient mu lemmik on, kuna ma siin nagu ei võtaks mingit kindlat tüüpi endale, mis mulle meeldib, aga kui ma võtan nagu enda ja enda tunni, siis ma arvan, see oleks nagu treeningu poolelt kõige põnevam mulle. Et kui mul on olnud üldjuhul meesterahvad, üks naisterahvas ka, keda nagu on väga-väga huvitanud just see tehniline pool harjutustel, siis see on see, mis paneb mul kohe silma särama. Ma ei tea, ma räägiks nagu iga nurga alt, seletaks ükskõik kelle vaatevinklist kõik asjad nagu ära nii nagu võimalik, kui see inimest huvitab. Seda ma silmas tegelikult pidasingi, et kindlasti see ei tähenda nüüd seda, et need, kes praegu kuulavad, et kui teid ei huvita see asi, et siis nagu minu juurde pole mõtet tulla, et kindlasti mitte, et selles mõttes jah, ma nõustun sinuga, et see tegevus on see, mis meeldib, et see ei ole tingimata kliendi taga, aga klient, kes on sellest huvitanud, selle tegevuse nagu saab üldse esile kutsuda selles mõttes, et pole mõtet ju kellelegi teisele selles mõttes seda nagu seletada. Okei. Aga võtame nagu teise äärmuse ka, et kui me rääkisime sellisest nagu ideaalsest kliendist või midagi sellist, et üks asi on see, et nagu kas siis nii-öelda kehv klient või
mitte kehv klient, aga noh, sulle ei meeldi see, kui jäädakse hiljaks, võib-olla ei ole punktuaalsed, aga mis on nagu need teised aspektid ka näiteks trenni jooksul võib-olla, et mida sulle ei meeldi trennis teha, kui sa oled sunnitud tegema või millised nagu omadused peavad näiteks kliendil olema või tegevused, mida ta teeb, et trenni ajal, et nagu see sulle nagu ei meeldiks või sinust kutsuks esile mingisugust sellist negatiivset emotsiooni näiteks? Ma arvan hetkel viimased juba, ma arvan 3 aastat või isegi natukene rohkem on see, et mingi ükski asi nagu ei too minus esile mingeid negatiivseid emotsioone, kuna ma olen kuidagi niimoodi selles suhtumise sellesse, ütleme, töösse või trenni või tundi valinud, et inimene tuleb, ma annan endast parima, tema teeb seda enda jaoks, et on nii nagu on, võib-olla mida klient võib-olla võiks teha, on see, et telefoni, kui on võimalik, siis jätta garderoobi, mitte kaasa võtta. Kuna mõndadele nagu meeldib ka selle tunni ajal nagu iga pausi ajal midagi jälle vaadata. Ma arvan, nendel enamustel, kes seda teevad, on minu klientuuri puhul pigem mingid tööasjad, mingid meilid, jälle mingid kõned kuskilt. Nendest mõned on, ma tean, et ei võta telefoni kaasa, ka väga hästi hakkama. Noh, siin ma ei oska nagu, ma ei saa vaata siin öelda neile, et kuulge, ärge võtke kaasa, et võib-olla neil on seal mingi tähtis kõne on tulemas või ma ei tea, mingi tehing kuskil või ma ei tea, kes aktsiatega mängib või nii edasi, on ju. Et ma arvan, üks asi on äkki see, ma ei tea, keskendumine trennile või selle, mida ta hetkel seal teeb, on see, et ma tean, vahest nagu ma näen juba sellest juba olekust ja silmadest, kui ma midagi nagu seletan või küsin, et ta on kuskil mujale omadega. Ja väga tihti kliendid, kes on juba natuke pikemat aega käinud, siis ma nagu üritan naljaga neid nokkida, et noh, ala umbes, et kus sa oled ja et mis ma küsisin ja nii edasi, et siis tuleb kohe nagu välja, et nad tegelikult on jällegi, need mõtted on kuskil mujal. Ma ei tea, mis seal veel võib olla, mis mind kunagi on häirinud. Tead, raske on niimoodi öelda. Alguses võib-olla oli see, et see on ju selline nagu kogemuse asi, mis ajapikku aastatega tekkis, on see, et sa näed, et mõni klient nagu tal ei tulegi asjad välja. See võib võtta aastaid, kuni tal hakkab nagu, ma ei tea, kas see on tema nii-öelda sellest lapsepõlvest taustast tulnud, et ta on kas ennast nii vähe liigutanud üleüldse. Seda mitmekülgsust on olnud, põhimõtteliselt polegi olnud, et seal tajust võib-olla ei tule mingit signaali, et need kükis seal jälgida, ükskõik on see põlve liikumine või täistalda ja nii edasi, et esimesed 3 kuud on, sa näed nagu iga päev erinevat kükki, kuigi seletad nagu ikkagi ühes suunas kogu aeg seda, et aga praeguseks on kuidagi, ma ei tea, ei ole selliseid asju enam, mis häiriksid. See on huvitav point, mida sa just ütlesid, ma hakkasin ise ka selle peale mõtlema, et kliente on nagu meil olnud nagu kindlasti palju ja nagu seinast seina ja inimesed ongi erinevad, et ja võib-olla isegi loodus või geneetika ei ole inimeste suhtes nagu võrdne olnud, et mõni tulebki, eks ole, et ongi karu, ei ole kõrva peale astunud, tal on rütmika väga hea, ta saab aru, ta teeb näiteks korduseid, sooritab väga sellise hea tempoga, sa kohe kõrvalt tehes, sa näed, et õiged asjad töötavad, eks ole, see keha kohe liigub niimoodi, kohe ilus on vaadata, et ta võiks sul kohe esimene kord, sa näitad hundiratta ette, ta võiks seda järgi teha ka ja mida kõike veel. Ja siis ongi nagu teine tüüp inimesi ka ja midagi nagu ei ole teha, et ongi, et ta on aastaid trennis käinud, aga näiteks ühe jala peal seismine või niisama mingi väljaste kükki taha tegemine kohe hakkab tuikuma, midagi ei ole teha, et ei tule ja ei tule, et nagu selles mõttes on nagu kahju, aga vot siin tulebki nagu huvitav punkt, et kui palju nagu ja kas nagu ise oled mingisugust frustratsiooni ka tundnud, et sul ei tulegi välja, et silmad hakkavad kuklas ära käima, hakkad pööritama midagi sellist, et on ju igasuguseid lugusid siin olnud, et ei tule välja, siis treener saab vihaseks ja ütleb, et siin ongi, et kuradi lammas, et sul ei tule välja, et mis sul viga on või midagi sellist, et seda on täitsa olnud, et kuidas sul on või sina ikkagi oled selline zen, et okei, rahulikult, et kõik on hästi. Ma olen pigem täiesti selline, et kui ma näen, et 15 minti näiteks, klient on esimene tund või teine tund temaga ja me teeme mingeid baasharjutusi ja ma näen, et 15 minti on juba läinud mingi küki peale ja sealt ei tule mitte midagi, siis ma lihtsalt võtan järgmise asja ja mul on nagu, kus ma ütlen, see info või asi, mis tuleb sellest tunnist, see tuleb mulle siit sisse üldjuhul sealt poolt välja, selles mõttes, et mitte, et mind nagu ei huvita see asi, aga
kus ma ütlen nagu see minu kas enda emotsioon või tunded, ma nagu ei võta neid kuskil edasi kaasa järgmise kliendi juurde ja koju. Et temaga oli täna niimoodi, homme alustame sealt, kus me pooleli jäime, aga samas vaata selliste klientidega, mis on nagu väga tore, no jällegi siuke helgem pool on ja sa oled nagu vaeva näinud ja kui mingi hetk hakkabki midagi välja tulema, see on nagu palju toredam kui selle kliendi, kes on nagu saab kohe asjast aru. Sa oled temaga näiteks vaeva näinud, ükskõik on see lülisamba neutraalsena hoidmine kükke ajal või jõutõmmete ajal ja ta nagu ei ole suutnud ja käib sinna tänna ja siis mingi hetk hakkad nägema, et ta nagu, ma ei tea, kas ta sai millestki aru, mingist tunnetusest ja et tal hakkabki välja tulema. Minu arust see on nagu päris treenerina nagu siuke hea tunne endal. Et see pole nagu alla andnud. Aga kui palju seda rolli nagu treeneris endas on, et vaata, mina olen sellistesse ka tähele pannud, et noh, et sa võid ju kõrval öelda, et noh, ma ei tea, ma ei tea, pinguta kõhtu või rind ette või lõug rinna juures, et sirge selg, mida tähendab sirge selg, et sa ütled, noh, justkui nagu võid neid samu asju kogu aeg öelda trennist trenni, aga noh, midagi ei muutu, et ta võib-olla ei saa aru, aga mida mina olen ise tähele pannud, on see, et erinevate inimeste puhul nagu toimivad ka nagu erinevad käsud, eks ole, või need cue'd, eks ole, kuidas sa neid kasutad, et noh, siin ongi, et ükskord oligi, et noh, ma ütlen, et vaatad kallutajat ja vaatad, see põlv ei läheks üle kanna, eks ole, et põlv ei läheks liiga kõveraks, näiteks Rumeenia tõmbega, et see ikkagi, et ürita läbi puusa minna, no ei tule, siis ma mõtlesin, et noh, kujuta ette, et sa sukeldud ninaga, ma ei tea, vastu põrandat, midagi, siis ninaga sukeldud põranda suunas ja kohe hakkas see kraana ilusti käima. Ja noh, siin ma saan näiteks samastuda, et kui nagu sa treenerina ise leiad mingisuguse sellise võtte või sellise tööriista, mingisuguse käsu ja inimene sellest nagu saab aru ja hakkabki õiget pidi liikuma, siis on nagu tõesti selline äge tunne, et kui palju näiteks sul endal sellist asja on, et kui palju sa oled pidanud ise nagu mingisugust uut tööriista looma või võtet looma, et inimene saaks selle asja käima versus see, et nagu tuimalt, et nagu ürita uuesti näiteks samade võtetega. Ma arvan, et ma ei ole nagu mingit võtet loonud, et see on kindlasti, ma olen kas kuskil näinud või kuulnud või lihtsalt seostanud millegagi, aga seda tuleb nagu kogu aeg ette, et ma ei tea, no kindlasti võib-olla mõnel kliendiga nagu kattuvad need, ütleme, et ma seletan kuidagi ühtemoodi, et ma kindlasti on tekkinud juba selline, et ma alustan mingist ühest seletamise viisist, vaatan, see ei toimi, natukene muudan midagi. Et ma arvan, iga kliendiga on midagi, alati mingi seletamine on teistmoodi. Kas ma teen nagu väga lapsikult seletan nendele või kellele ma näen, et võiks tehnilisemalt seletada, kas või natukene nagu anatoomia poole pealt, et kui ta seda Rumeenia jõutõmmet teeb või noh, ma nimetan seda lihtsalt ettekallutuseks, et siis, et kust see liikumine tuleb ja ma üritan ka visuaalselt näidata nii enda peal kui tema peal, mis asi tal näiteks liigub üldse või kust see liigutus tuleb, et nagu kõik tööriistad, mis ma oskan, ma üritan nagu käiku panna, et võimalikult kiiresti temani see info jõuaks, et ta nagu saaks, tal tekiks see tunnetus lihtsalt õigest kohast. Kui nagu klientidest rääkida, et näiteks kas sa saad oma kliente kuidagi mingisuguste omadussõnadega nagu iseloomustada ka või nagu lühidalt või on ikkagi sinu klientidel niimoodi, et nad on nagu seinast seina, et on ühed, on teised, et on, ma ei tea, tippsportlast ja tavaharrastajat ja on kaalulangetajat ja on hardgainerit, noort, vana, kõike või siis nagu saad sa nagu öelda, et sul on pigem mingisugune sihtgrupp või miski, mis sinu kliente nagu ühendab? Ma arvan, et jõukus, et nad saavad regulaarselt minu juures käia iganädalaselt, kuna ma ei võta inimesi nagu 1 või 2 korraks endale trenni. Algus ka, kui keegi minuga näiteks kontakteerub, ma kohe on see email või telefon teile seletan ära, kuidas ma töötan, mis nii-öelda süsteemiga või ja ma arvan, et see on üks ja teine on selline pluss-miinus 5 kilo klient, kes on endaga heal järjel ja tahab ennast lihtsalt liigutada ja loodan, et ka midagi õppida sealt. Et mul ei ole ei sportlasi ega kedagi nagu sellist, et ma olen kuidagi võtnud selle suuna, et ma tahan inimestele anda pikaajaliselt midagi. Noh, treeningkavasid ma ka ei tee, kui inimene näiteks küsib mult, neid tuleb ma olen treeneritel alati, et mingi periood on siis enne suve või niimoodi, et saaks selle treeningkava ja selle ja kas sa teed ja et ma alati ütlen ei tee ja siis kui vaja, ma alati soovitan kedagi teist, et ta kirjutaks teisele treenerile.
okei. Aga selles suhtes, kas nagu sellist ohtu ei ole või kui palju sa nagu selliseid väljakutseid nagu sulle meeldib nagu ette võtta või nagu läbi teha, et kui sa ütled, et sul on selline peamine sihtrühm pluss 5–10 pluss miinus on ju, et kas see mõnes mõttes või sellist ohtu tekitada, et sa nagu jääd nagu ühte kindlasse nagu sõna otseses mõttes vahemikku kinni või sa tunnedki ennast just hästi sellepärast, et sa spetsialiseerudki sellele nagu sihtgrupile, et vahepeal ei ole sellist tunnet olnud, et nagu, et tahaks mingisuguse suurema kaalulangetuse ette võtta või kellestki mingisuguse lihamäe teha või midagi sellist. Või sa ikkagi tunned, et sa tahad seal olla? Tead, viimased aasta või poolteist mulle kuidagi ei ole tulnud inimesi või ma olen pidanud ära ütlema, kuna vaata seda suunda valides mingi hetk on see, et kui sul on ikkagi see kliendibaas on natukene suurem, siis sul lihtsalt ei ole aega pakkuda rohkem, kuna nad käivad ikkagi iga nädalaselt. Ja noh, nagu teada, võib-olla COVID ajal on nüüd natukene vähem, aga inimesed käivad üldjuhul reisil veel, on ju, klientuuri poole pealt, siis tekivad mingid augud. On see siis järgmine nädal või ülejärgmine nädal, siis nagu mõtled, et ju võiks selle augu ära anda, et kellelegi uuele. Aga seal jälle tekib see asi, et kui ma annan selle aja talle ära, siis ma kuidagi endale tekib see vastutus, et ma tahaks talle ka edaspidi aegu pakkuda. Aga ma tean, et siis teised tulevad tagasi, et ma ei saa nagu järjest rohkem ja rohkem neid tunde endale võtta, et ma olen endale ka seadnud sellise päeva, nädala piiritundidega, mida ma teen. Et selle poole pealt, ma arvan, see 1,5 aastat, mul on küll kirjutatud, ma olen suurem osa ära saatnud või pakkunud teisi treenereid. Et äkki see on üks põhjus, miks võib-olla ei ole tulnud ja ega ma ise ei otsi endale nagu kedagi sellist, et kuskilt jõusaalist näen, et kuule, temaga võiks tegeleda või praegu on niimoodi läinud. Okei. Kui me nagu rääkisime praegu sellest, et üldiselt, et milline see nagu sinu klientuuri nagu selline iseloomustus on, siis kuidas nagu sa iseloomustaksid nagu inimesi, ka siis enda inimesi või siis üleüldse inimesi ka nagu funktsionaalselt? Selles mõttes, et oskad sa nagu välja tuua, et milline on nagu selline, kas siis nagu puudujääk või piiraja nagu sinu klientuuri puhul, et näiteks, et on see nagu jõudlus või siis või ongi see sama liikuvus, et ma tahan just jõuda sinna, eks ole, et kui me alguses ütlesime, et sa oled selline väänleja, siis nii-öelda sealt edasi, eks ole, sul on need mingisugused kursused tehtud ja igasugused sellised liikuvusharjutused ja nii edasi, et sa oled seal rääkinud, et nii-öelda terved liigesed ja nii edasi, et kas seal on mingisugune seos ka nagu, et miks need asjad sul on valminud, et miks sa just neid asju tahad pakkuda inimestele, kas see on siis midagi, mis nendel inimestel võib puudu olla? Tead, väga paljude klientidega, kes on kunagi olnud ega praegustega on see, et väga paljud on tulnud üllatuseks see, et jõusaal ja ütleme selline treening jõusaalis ei ole ainult masinad ega plokid ega kangid ja tegelikult seal saab teha ka oma raskusega asju. Ma alati üritan trenni, vähemalt, et üks harjutus oleks selline natukene mängulisem nendega, et loomulikult ma üritan teha süstemaatiliselt nende treeninguid ja ütleme siis neid kavasid nende jaoks ette valmistada ja üles ehitada, et ei oleks ainult biitsepsi päevad, aga kes käib korra nädalas, siis kogu keha läbi on ju 2 korda nädalas sama ja nii edasi, et milleni ma tahtsin siin jõuda. Mis see küsimus oli, sorry, ma nüüd hakkasin ühes suunas minema. Kuidas sa nagu nende kursusteni või nende programmideni jõudsid, et just need liigesed, et miks niimoodi? No, kui ütleme tundide ja klientide poole pealt veel edasi rääkida, siis inimestele väga üldjuhul meeldib see oma keha valitsemine, et ma annan neile vahest selliseid väljakutseid, mis alguses tunduvad kas või rõngastel toengus püsimine, et tunduvad nii ebareaalselt rasked, ehk siis sirgetel kätel siis enda hoidmine üleval maast. Et siis mingi hetk nagu saad aru, et seal tuleb jällegi mingid asju natuke tehniliselt osata sooritada ja siis neil enamustel tuleb see ka lõpuks välja. Ja sealt ma näen, et lisaks nendele kangidele ja plokkidele ja masinatele tegelikult see on see, mis neil paneb isegi rohkem selle silma särama. Ja siis kui see kõike kokku nagu kombineerides, siis kuidagi lõpuks on mul tulnud see, et jällegi mingi piir tuleb ette inimestega, ma ei saa kõiki vastu võtta, kõikidel aegu pakkuda.
siis on alati, mul on toonud nagu see mõte, midagi tahaks nagu veel teha, et ka nende jaoks, kes võib-olla kas ei saa finantsiliselt minuni jõua või mingid muud põhjused, et siis ma olen mõelnud, et treeningkavad, ma ei näe nagu nendes nagu pointi, kuna siin ei ole nagu minul eriti midagi anda, ma võin nendele öelda fitness.ee lingi, seal on väga okei kavad, Ott Kivikas vist mingid vanad kavad või, et sealt mingid baas on, kõik on olemas, siis ma alati mõelnud, midagi võiks nagu veel teha. Ja see treening, selliste kursuste asi, ma arvan, ma nägin seda kunagi Instagrami vahendusel, kuskil kas USAs või Inglismaal keegi nagu tegi neid, siis järjest popimaks need läksid, siis ma mõtlesin ise ka, et nagu proovida. Ma ei tea, kui sa vist ei ole neid kursusid nagu niimoodi ju näinud, on ju? Nende sisu ega niimoodi sisse ma ei ole näinud, aga ma olen näinud neid nimesid nii-öelda. No peal. Õnnelikud ja säravad ja positiivsed ja mis need on? Positiivsed puusad. Et selle poole pealt jah, et ma tahtsin nagu inimestele anda enda trenni väliselt nagu rohkem infot. See on alati minu jaoks olnud see, et kui ma treener olen, ma arvan, minu üks eesmärk on anda inimestele nagu infot, et hakkaks sellega midagi peale ja teeks sellega midagi. Loomulikult koha peale on seda palju lihtsam teha. Ma saan alati veel midagi neile seal öelda, proovida, näidata ja et kuidas ma saaksin interneti vahendusel ka seda teha. Ja siis mul tuligi mingis mõttes see idee, need kursused, mis ma olen teinud, hetkel need on 3 tükki, ehk siis on mõeldud rohkem seljale, õlale ja puusadele. Ja seal ongi see, et need kursused kestavad 6 nädalat, ehk siis seljakursus näiteks on ju super selg, et selle 6 nädala jooksul on iga nädal seal 3-5 harjutust, mida ta võiks siis selle nädala jooksul õppida ja proovida. Need on tehtud üldjuhul igapäevaselt 5-10 minutit, võiks need harjutada. Teine nädal on järgmised harjutused, 6 nädalat teeb ära ja siis on mul, kas ta paneb ise endale mingi hommikuvõimlemise kava kokku, soojenduse kava kokku või mul on pandud ka seal, ma arvan, et erinevalt kursusest 5-10 sellist nagu kava, ta teeb ise nagu teha. Et see on nagu selline meetod, mida ma hetkel nagu tegin kunagi ja siis ma loodan, et see on nagu kedagi aidanud, et rohkem neile nagu infot andnud, mitte lihtsalt nagu selline lühike treeningkava. Et selle nagu eesmärgiga olen need teinud. Ma mõtlengi selle peale, et ma üritan nagu, ma tõenäoliselt nagu saan aru, et miks sa just need piirkonnad oled võtnud, et nii-öelda õlge puus, eks ole, mis nagu loomult peaksid olema suhteliselt liikuvad, eks ole, ja selgeks seal vahepeal, mis need siis nagu ühendab, et suure tõenäosusega tegelikult väga suur hulk probleeme nagu siis nendes piirkondades ongi, mida saabki siis tegelikult sellise liikumisega siis nii-öelda kas just nagu ravida, aga nagu ka ennetada või nii-öelda tervena hoida. Et loomulikult teisi liigeseid on ka, aga pigem sa siis nõustuksid või hindaksid nagu neid sellisteks kuidagi kas siis tähtsamateks või siis nii-öelda need on just need piirkonnad või need liigesed, mis nõuavad nagu rohkem tähelepanu ja mitmekülgsemat tähelepanu alates nii-öelda siis jõust, liikuvusest kuni mingisuguste täiesti venitusteni välja. Ma arvan, ma panin need populaarsuse järjekorras. Ma tegin alguses super selja, kuna üldjuhul selg on kõige problemaatilisem. Sealt edasi äkki vist tulid õlad või, ma arvan, või puusad, aga mul tegelikult on pooleli ka randmed ja pöiad. Kus põlvedega? Põlved on, ma ei tea, minu jaoks vahelüli, et kui pöiad ja puusad on paigas, siis üldjuhul need põlved tulevad kaasa. Et põlv ja küünarnukk on nii igavad mõttetud liigesed, et seal ei ole suurt midagi põhimõtteliselt teha. Et... Ma arvan, kui keegi tahab põlvedega midagi teha, siis ma saadan neile, mis ta oli, knees over toes ka või Instagramis, et las nad vaatavad siis tema asja. Jah, või siis teed keerukas kael. Pearingid ühtepidi, pearingid teistpidi. Kruvitud kael. See on ka muidugi variant. Ja kus juures nende kursuste poole pealt, eks need ideid on hästi nagu palju olnud, mida teha. Et seal ma olen mõelnud ka hiljem, et võtta mingid sellised elemendid, et on see kätelseis, on need mingid sillad, on need mingid nurktoengud,
ütleme sellised kehalised asendid oma raskusega, mida saab siis igas tingimustes harjutada ja treenida. Et see on lihtsalt selline, need on nagu mul jällegi jäänud mingi asja taha kinni, kuna need kursused, mis mul praegu valmis on, need 3 tükki, need ma tegin ka, see vist ei olnud veel COVID aeg, see oli enne seda, aga ma võtsingi niimoodi, et ma lõpetasin oma tööpäeva, üldjuhul kell 2, kell 3, ja ma läksin koju ja lihtsalt nagu tegin neid õhtuni välja. Ja kui ma need mingi hetk valmis sain, kuna ma tegin nagu absoluutselt kõike, tegin ise. Nii filmisin, panin kaamerad mingite nurkade alt, proovisin, kas ma jään kaamerasse või ei jää, kui palju. Siis ma monteerisin ise kokku, ma rääkisin veel selle mikriga veel sinna taustaks veel peale mingid seletusi, harjutuste ajal, et see oli tegelikult, nagu ma tundsin, see oli liig. Ja et ma arvan, et sellepärast need ülejäänud kursud on ka nagu poolikuks jäänud, et mul on vaja ikkagi mingi tiimi, kellega seda teha. Ja teine asi on see, et siis ma peaksin, ma arvan, lõpetama mõneks perioodiks ka personaaltreeningud. Et kuna 2 asja nagu hästi teha on päris raske. See on nagu huvitav point selles suhtes jah, et sa ütlesid, et nagu lihtsamad asjad, või mingisugused asendid, et tee näiteks vaata, üks asi, mis inimestel väga palju nagu sellist ülendustunnet pakub, on see, et kui nad näiteks teevad ära oma esimese lõuatõmbe näiteks, et neid videosi olen ma nagu ka näinud, et ja kusjuures juurde saanud päris huvitavaid näiteks regressioone, et seisad seal, et vaata, et just kui teed lõuatõmmet, aga teed seda nagu jalgade abiga, nagu kükitad alla, siis tõmbad üles, eks ole. Ja see oli hästi huvitav variatsioon oli, mida ma nägin, oligi, et oli kõrge lõuatõmbetoru, rippus seal küljes, aga oli kast all ja ühe jalaga nagu tegid kükki, et ühe jalaga aitasid üles, et see oli nagu hästi huvitav, et nagu 2 jalaga sa võid ennast jaksata liiga palju aidata, aga ühe jalaga tehes justkui nagu sa võtad selle momendi ära, et sa saaksid ennast liiga palju aidata, et üks jalg nagu niikuinii ei aita. Või siis miks mitte, et tee ära oma, ma ei tea, esimene spagaat või midagi sellist, et ma arvan, et müüks küll selles suhtes. Ei, absoluutselt, et ma ütlen mingid kindlad, kuna see on juba see valdkond, kus sa võtadki mingi kindla grupi inimesi, keda see huvitab ja üldjuhul nemad nagu pühenduvad ka. Et kui võtta hästi nagu laialt, et ma ei tea, kogu kehatreening või selline asi, et see nagu ütle eriti palju inimestele midagi. Samuti ma olen praegu nagu aru saanud enda kursustega samuti, et see kursuse formaat nagu seljale on ka, kus ma ütlen, ta ei ole nagu nii konkreetne asi. Et kuna ma olen üritanud seda teha jällegi võimalikult mitmekülgseks ja ta on tegelikult päris mahukas, et kes seda nagu on ette võtnud, nad on öelnud ka, et see on nagu, ongi nagu kursus. Ma nagu võtangi päevast alguses ikkagi iga päev, ükskõik on see, kui nad õpivad 5 või kuni pool tundi, et siis see ikkagi nõuab, ütleme, sellist inimest, keda see huvitab. Aga okei, see on nüüd inimeste puhul, võtame 2 asja veel ette. Mis on sinu arust suurim viga või nagu selline asi, mida siis nagu inimesed näiteks trennisaalis teevad? Võtame näiteks jõusaalis. Et kas see on nagu, on see kärsitus, on see tehnika mitte äraõppimine või midagi muud näiteks? Et kas sa oled nagu oma praktikas mingisugust sellist kindlat asja nagu tuvastanud ka, mida sa saaksid öelda? Et mis on nagu peamine, mida näiteks üksikharjutaja võib valesti näiteks teha? Tehnika pool, ma olen alati on selline, mida võib-olla üksikharjutaja, kui ta ennast ei ole näiteks filminud või nõu küsinud treenerilt ja teeb ise, see on alati selline, et ta ei ole üldjuhul kindel, ma arvan, selles. Ise täpselt samuti ka praegu ma filmin ka oma neid jõutrenne, et vaadata nii kui läheb raskus natukene suuremaks. Loomulikult mul on peas kõik teada, et kus mida hoida, mida tunnetada. Kui ma lähengi natukene kas või seal 3 korduse peale, siis ma juba tunnen, et ma ei ole selles mõttes kindel, et alati kuskilt mingi väike nihe kohe kindlasti tuleb, kas see puus liigub kuskile külje peale rohkem või põlv vajub natukene sisse küke all näiteks on ja et siis see filmimine on see, mis on mind nagu väga aidanud. Ma filmin, teen soorituse ära, kohe nagu vaatan ja siis on mul nagu see tunne ka on võimalikult värske.
et võib-olla see tehnika pool on kindlasti tavaharrastajal on, et millel ta võiks nagu rõhku pöörata ja võib-olla abi küsida. Ja ma arvan, et nii tavaharrastajal kui ka ma usun ka meil on selline see koormuse jaotus ajapikku, et tahaks ju kiiremini ja rohkem ja tunned, et on hea ja nagu enesetunne ja näiteks praegu ka samuti ma olin 2 nädalat kodus, oli mingi köhanohu, täna oli selline esimene tugevam trenn, teed esimese harjutuse ära, ma tean, et see nädal ma pean tegema 50%-ga, siis võib-olla ülehomme 60-70%-ga aga oled nagu soe, teed ühe harjutuse ära, teise tunned, et võiks ju pingutada nüüd ju nii nagu vanasti. Aga ma tean just see nagu enda nagu distsiplineerimine, et selline nagu süsteemi järgimine, ma arvan, see on kõige nagu raskem, ma usun kõikidele, et ma ei astuks liiga suurt sammu ja sealt võivad tekkida ükskõik on need ülekoormusvigastused või mis muud asjad. Ja see on väga huvitav, et sa praegu siia jõudsid, et ma tahtsingi teema viia sellele ka, et mida nagu sa arvad sellisest, üks asi ongi see sama väsimuse haldamine või see, kui palju sa talud antud hetkel, aga näiteks kas see võib osaliselt ka näiteks treenerite praktikasse nagu minna, et mida näiteks treenerid saaksid paremini teha või mida nad nagu, millele võib-olla tähelepanu ei pöörata, et näiteks kui oluliseks nagu sa pead nagu selles mõttes progressiooni ka. Et üks asi ongi see, et seesama kärsitus võib väljenduda ka selles, et iga trenn üritatakse raskust näiteks juurde toppida ilmselgelt üle oma võimet, samal ajal siis kompenseerides seda sellise kehvema tehnikaga või midagi sellist, et kui palju sinu arvates sellist progressiooni mõistlikult siis doseeritakse, kirjutatakse ette ja samas ka, et kui palju näiteks sa ise pead näiteks inimesi või oma kliente nagu tagasi tõmbama, et oota, et ärme nüüd praegu nii palju pane, et sa pole veel selle jaoks nii-öelda valmis, et võta moogu maha. Kuidas sellega on? No ma usun, kui treener tegeleb kas siis sportlasega või sellise tugeva harrastajaga, ükskõik on see tõstmine või mingi muu ala, kus on vaja seda treeningplaani panna paika mitte ainult nagu tänaseks päevaks, aga seal 3 kuuks või rohkem on ju. Ma arvan, selle järgimine nagu väga vajalik. Et nii see treener kindlasti nagu saaks aru, mida ta teeb nende kavadega ja progressioonidega kui ka see sportlane või siis tugev harrastaja. Mina oma klientidega näiteks, kes ma ei tea, käivad näiteks 1 kord nädalas minu juures trennis ja ütleme, et ise nad ei käi jõusaalis, siis mina olen see treener, kellel on alati iPad või ütleme Samsung, siis ma kirjutan kõik trennid ja harjutused ülesse, mis me teeme iga kliendiga. Et ma olen võtnud selle aja, kas see on siis mingi pausi ajal, kui me teeme harjutust, ma kirjutan vahepeal kiiresti ülesse või on siis need 5 minutit, kui järgmine klient jääb hiljaks, siis ma siis nagu täidan seda. Et sealt mulle kuidagi see Cityspa aegadest, kui ma seal andsin trenne, siis Mark Sermat, ma ei tea, kui sa teda tead, ei tea? Ikka olen kuulnud. Ühesõnaga temalt ma nagu kuidagi selle üle võtsin, ma nägin, et see on nagu mugav, et ma ei pea paberi peale kirjutama ja neid paberid ei kuhjuks mulle siia, et ma saan nagu midagi muuta seal ja siis on mul kaustad iga oma kliendi kohta, siis ma sealt saan hakata nagu natukene vaatama, et mida me oleme teinud, mis raskustega oleme teinud, et suurem osa minu klientidest ma pean neid pigem ise pressima, et nad julgeksid tõsta rohkem raskust või proovida mingit raskemat versiooni harjutusest või veel seal ekstra 2 kordust tegema. Mul on mõni üksik on, kes ise tahab nagu liiga palju pingutada. Siis ma näen, et mingi hetk, et see on ta nagu pingutab ära, siis see on teine harjutus ja siis need ülejäänud 4 harjutust ma nagu vaikselt veereme läbi, et sealt pole mitte mingit kvaliteeti. Kui me nagu korraks nagu sellel progressioonil nagu takerdume, et kui palju, kas just on nagu erinevad koolikonnad, aga nagu kindlasti on see, et kuidas nagu sulle meeldib nagu ka siis ühelt poolt nagu koormust või mahtu suurendada, et kas ongi et mahtu suurendada nagu näiteks kuidagi korduste arvelt või siis seeriate arvelt, et sa paned näiteks seeriad juurde, korduseid juurde või siis pigem nagu intensiivsuse arvelt selles mõttes, et sa nagu lisad raskust, et loomulikult see on iga ühe puhul individuaalne, aga kuidas nagu sina näiteks seda käsitleksid, et millal sa näiteks suurendaksid ühte, millal sa teist, sageduse mõttes
ongi, et noh, see on nagu nii-öelda personaaltreeneril mõnes mõttes fikseeritud, et kui klient käib teatud vahega sinu juures, noh, võid talle ju öelda, et et täna tegime trenni ära, aga noh, nüüd selle asemel, et 1 korra omapäi teed 2 korda omapäi, et kuidas näiteks sul nende parameetritega mängida meeldib? No ma arvan, et kindlasti üks asi, mis ma tõstan, on intensiivsus ehk siis ajapikku nagu raskust, on see siis kangil või hantlitega, samuti ka masinate peal. Mida ma võib-olla ka natukene muudan, kui ma näen, et inimene on juba nagu ilma pausideta käinud pikemat aega, kuna neil väga tihti klientid tulevad ette mingid, ükskõik kas keegi on haige või kuskil reisil vahepeal, et jälle on nagu tegema nagu väikse sammu tagasi nendega. Et mulle meeldib näiteks pause teha natukene lühemaks harjutuste ajal. Et kui näiteks alguses, kui ta ei ole mõnda aega käinud, me teeme seal 1,5 minti kuni 2. Kuna ma näen, kui ta pingutab, siis ta ei taastu nagu ilusti ära alguses. Ja siis ma hakkan nagu ajapikku seda lühendama, kuni see mingi hetk läheb, ütleme umbes minutini. Eks loomulikult, kui ma trenni alguses teen seal mingit natuke raskemat kükki või jõudõmme, et siis ma ei pressi seda 1 minutit või seal 45 sekundit. Aga just lõpupoole, et ma üritan ka oma klientidele seda tundi teha võimalikult mitmekülgseks. Ma tahan, et seal sees oleks alati alguses mingi jõukomponent. On see siis kükk jõudõmme, mingi surumine, lõuatõmbed, siis selles trenni teises pooles üldjuhul hästi mingi üldine kulturismi või sellised baasharjutused ja lõppu üldjuhul midagi oma keharaskusega ja võib-olla läbi selle kere keskosa sellist rohkem võimlemist või akrobaatikat ja siis võib-olla selline mingi mänguline asi ka, et on need tennisepallidega mingid asjad ja sellised koordinatsiooni asjad. Kui on väga raske koordinatsiooni harjutus, siis ma pigem panen selle trenni algusesse. Mul on näiteks üks naisterahvas, kes muidu tal on selline tavarežiim, aga kuna ta tegeleb praktikalise laskmisega ja talle väga meeldib see, siis temaga on nagu selline jällegi natukene nagu teine suund. Et see, sellist koordinatsiooni ja seda poolt on nagu rohkem, et ma ikkagi üritan nii palju kui võimalik ka lähtuda sellest, et kes mis elu nagu elab ja mida ta nagu soovib ja nii edasi. Kui palju näiteks on sul või kui tihti sinule endale nagu meeldib, et kahtlemata on see, et päris iga trenn kardinaalselt teistsugust asja teha, nagu ühelt poolt kaotab see nagu mõtte ära selles mõttes, et inimene ei kohane, inimene ei harju, eks ole. Aga kahtlemata on ka see, et me ei pea, fakt on see, et kui on mingisugune tsükkel või mingisugune periood, siis mingisugused harjutused peaksid seal olema samad või siis sarnased, et oleks seda koormust, millega võrrelda ja oleks siis pikemaajalist sellist kohanemist ka. Aga kahtlemata see ei pea tähendama seda, et nagu kõik harjutused peavad olema või need kõik päevad peavad olema nädalast nädalasse samasugused. Et kui palju näiteks, laialt võttes jälle, sest et individuaalsust on loomulikult hästi palju, et kui palju näiteks on sellist asja, et või milline hulk või määr harjutustest on nagu näiteks samasugused pikema perioodi vältel ja kui palju siis sa lubad siis näiteks vahetuda või roteerida trenni järel, et kui palju ongi sellist vabad käed nii-öelda mängu versus nagu asju, mis nagu tuleb ära teha? Sest ma ei oskagi protsentuaalselt sulle võib-olla öelda, et ma arvan, et see trenni esimene pool on pigem selline fikseeritum, et me ikkagi nagu kordame mingeid asju, et jällegi nagu sa ütlesid, et alati mingi, oleneb kliendist nii edasi, et see esimene selline jõu ja kus ma ütlen, selline baasasjade pool on see, mida ma nagu üritan hoida. Et kas ma teen seda kükki kangturjal või ma teen nii, et sangpomm on all, et ma seda võib-olla vahetan. Kui inimene käib minu juures, mul on paar inimest, kes käivad 3 korda nädalas, et nendega ma saan nagu teha rohkem süstemaatilisemalt, et ma näen nagu seda konkreetsemat arengut. Kuna kõikide teiste, kes käivad minu juures 1 või 2 korda nädalas, seal ma nii ei aja taga seda nende sellist nagu numbrilist arengut. Et mul on kindlad harjutused, mida ma nüüd seal, 3 kuud teen ja vaatan, mis siis nagu saab, kuhu me jõuame sellega. Et kuna ma olen ikka aru saanud, et inimene, kes minuni jõuab või ma arvan ka sinuni, on see aeg,
see tund aega on ikkagi, minu jaoks on see nagu meelelahutus tema puhul. Ta tuleb, et ennast hästi tunda, ükskõik nagu sa alguses ütlesid ka, et ta räägib oma probleemidest mulle, saab nendest tulla lahti, kuna ikkagi 99% ajast, kui inimene tuleb, on ta ühes olekus ja ta läheb alati üldjuhul rõõmsamana ja tal on nii füüsiliselt, hormonaalselt parem olla kui ka vaimselt ja nii edasi. Selles mõttes, see on nüüd minu oletus, aga vaatame, kas ma nagu eksin või mitte, et kui sul käib näiteks inimene selline kord nädalas, eks ole, või 2 korda nädalas, et kas sellisel juhul näiteks sinu vaata koolikonnad ka erinevad, et selles mõttes, kas sina ikkagi jääd sellise tervikutrenni suunas, et sa töötad reeglina kogu keha läbi treeningu jooksul kliendiga või sul on sellist väga laiali jaotatud treeninguid ka, mida sa näiteks klientidega teed? Laiali jaotatud, mis sa mõtled sellel? Erinevad päevad, eks ole, splitti hästi palju selles mõttes. Ainult ma hakkan siis jaotama, kui inimene käib jõusaalis 3 korda või rohkem. Kas siis minuga või siis minuga pluss ise. Kui ta käib 2 korda üldse nädala jooksul, siis ma teen kogu keha alati läbi. Et see kogu keha trenn ei ole esmaspäev, neljapäev nagu sama. Ma vahetan lihtsalt harjutusi, võib-olla natukene suundasid, et ta teeb seal tavakükki või siis väljaaste kükki kõrvale või tavalise väljaaste on ju näiteks. Siis ma seda nagu vahetan, aga ikkagi kogu keha läbi. Et minu jaoks on nagu vähe, kui inimene saab 1 nädala jooksul seal ükskõik on see reielihas, reie pealemine osa või rinnalihas, et nagu seal 1 harjutuse, seal 3 seeriat nädala jooksul. Või siis see, et paugutad talle mingisugune 10 seeriat sellele ühele lihasele, eks ole. Isegi kui ma jaotaks ülakeha, alakeha, siis ma ka ei jõuaks selle tunniga talle nii palju teha ühele lihasgrupile üldjuhul. Võib olla 2 harjutust, et ega nende, ütleme, kui ma enda klienti nagu ausalt vaatan, siis ega ta ei tee, kus ma ütlen, me jõuame üldjuhul keskmiselt 6-8 harjutust tehtud inimesega ühes trennis, mitte rohkem. Väga harva on inimene, kes nagu vajab väiksemaid pause, kes on rohkem treenitud, ja ta ei ole nagu nii väga jõule suunanud oma trenni, siis nendega võib-olla isegi kuni 10 harjutust teha. Jah, kuigi see küsimus võib küll üldse olla, et kas näiteks olekski vaja üle 8 harjutuse teha, et pigem ühelt poolt ongi see, et liigubki nagu vastupidi, mida nagu edasi jõudnum inimene on, et just, et seda vähem nagu ta just kui harjutusi nagu teekski, et nagu ka mahuliselt, et pigem ta siis nii-öelda suurendab näiteks seda sama intensiivsust, et kindlasti oled ju ka näinud, et sealt keegi teeb rinnalihasele seal mingi 4 harjutust, eks ole, igat harjutust 4 seeriat, pumpab erinevat moodi läbi, et kas sellel nagu on pointi versus sa teed 1-2 harjutust, aga tõesti raskelt ja sa saad selle sama efekti kätte, et mulle meeldib öelda, et sa nagu ei nätsuta tühja sellisel juhul nii-öelda. Absoluutselt, ega kas või ükskõik enda trenni vaadates, ma arvan ka sinul on täpselt sama, et kui sa näiteks sul on seal, ma ei tea, ükskõik jalapäev või kuidas sa neid jaotad, on ju, siis ega ma arvan, sa ei tee kükki ainult 3 seeriat. Seal kindlasti tuleb sul mitu nii-öelda sellist soojenduse juurde viivat seeriat, siis on sul põhiseeriad ja nii edasi, et ma usun, seal tuleb lõpuks need kükiseeriad sul mingi 6, 7 või 8. Mul ongi huvitav tegelikult see, et mina olen hoopis jõudnud algaja faasi tagasi, et minul on nädalas 3 erinevat full body päeva nii-öelda. Et ühel päeval ongi nagu kükiliigutusega hakkab, teine päev algab puusasirrutusliigutusega, 3. päeval hakkab ettekallutusliigutusega, eks ole, siis enne tulevad jälle. Mis periood sul praegu on selline või mis sul praegu see eesmärk on, et sa oled niimoodi jaotanud laps? Ma ei ole kunagi varem niimoodi, ei, kusjuures 3 korda on täitsa okei ja ma pole kunagi varem niimoodi teinud. Ja tõesti nagu mõnus on selles mõttes, et sul ongi, et ega nädalane maht tuleb sama, et sa võid ju teha näiteks ühel päeval lamades surumise, sinna peale pea kohale surumise, sinna peale kitsalt surumise, sinna veel hantritega lendamist, aga kui sa jaotad erinevatele päevadele ära, siis sa suudad nagu seda ühte harjutust teha suurema pingutusega põhimõtteliselt. Ja selja näiteks puhul ka, et ma ei topi nagu kõiki seljaharjutusi ühele päevale kokku, vaid ühel päeval mul ongi vertikaalne tõmme, võtan ühe harjutusega, võtan sealt kõik välja, teisel päeval horisontaalne tõmme, 3. päeval võib-olla mingisugune diagonaalsuunas tõmme, et erinevat moodi võtab ja mida ma tunnen ongi see, et kui sa nagu igale lihasele nagu annad korraga vähem, siis sa suudad neid korraga rohkem läbi tõmmata ja järgmine kord sa suudad seda uuesti teha.
et selles mõttes nagu see full body nagu mulle meeldib. Aga see full body, kui sa teed ja sa ütleme, käid kogu keha läbi, on ju, ja ükskõik võtame suuremad lihasgrupid, näiteks ükskõik on seal selg, õlg, rind ja siis jalad teed enne või? Jah, alakeha liigutus. Oleneb. Okei. Ei, alakeha, jah. Aga kuidas siis, kas sa tunned, et kui sa näiteks seal annad, ütleme, iga lihasgrupi juures või liigutuse juures nagu enam-vähem maksimumi, see taastumise pool, see tunned, et on okei, jah? Selle võlu ongi see, et toome näiteks, et selle asemel, et teha näiteks jalgadele nagu täielik jalapäev, on ju, või siis näiteks ongi, et sul ei ole näiteks mingit rinnapäeva, kus sa teed rinnale mingi 4 harjutust ja kokku 12 seeriat, vaid sa võtadki need 12 seeriat ja sa jaotad ta nädala lõikes ära, näiteks 4-4-4. Esmaspäeval 4 seeriat, sa pingutad väga kõvasti. Kolmapäeval 4 seeriat, sa oled puhanud, sest sa tegid 4 seeriat, sa pingutad uuesti kõvasti, aga sa ei väsi niivõrd ära ja näiteks reedel siis uuesti. Ehk siis sa jaotad kõikidel lihastel selle mahu nädala lõikes nagu ära, et teda nagu lihtsalt taluda. Aga kui päeva lõikes võtad selle trenni nagu lõikes, kas siis see nagu ei ole raskem, et sa pead nagu igale lihasgrupile andma nii palju ikkagi, kuidas ma ütlen, verd või toitainet ja nii edasi? Ma ei ütleks, et pigem ma olen näinud seda, et ongi, et kui sa teed näiteks seal 4 seeriat kükki ära, siis sa rohkem seda ei näpi. Et jah, me võime mõelda, et kas siis nagu keha on nagu üleüldiselt rohkem väsinud, aga kui ma teen oma 4 seeriat kükki ära ja siis näiteks võtad edasi mingisuguse surumisliigutuse, siis need lihased lokaalselt, nad ei ole nagu niivõrd väsinud. Et pigem on just see, et näiteks sa teed 4 seeriat seal näiteks võib-olla kükki ära, siis pärast kükki teed sa 4 seeriat seal jalapressi, siis sirutad jalgu veel peale, et see kasutegur nagu seerialt ju vaata väheneb. Et siis ongi see, et see kasutegur, kui nagu ära jaotada, nagu iga päev sa alustad näiteks värskelt seda näiteks alakeha liigutust või surumisliigutust või niimoodi, et tegelikult kui on huvi, siis kes iganes tahab vaadata, on ka, et mul on kõik need 3 päeva näiteks ülesse pandud ka Instasse, et näidisena, et kuidas ma täpselt nagu olen teinud. Et see loomulikult ta ei saa öelda, et üks on parem kui teine, aga ma tunnen küll, et jah, korraga nagu on selline mõnusam pingutada ja jah, et selles mõttes ikkagi, kui su jalad oled paari seeriaga läbi tõmmanud, siis surumislihased jaksavad küll veel teha. Tõmbamislihased jaksavad samamoodi näiteks teha. Et selline jõudlus on justkui suurem ja sa jaksad nagu rohkem pingutada ka, sest et sa korraga nagu annad vähem, sa saad rohkem ennast ära realiseerida. Ja kui sa oled selle ära jaotanud, siis minu hinnangul see kasutegur on alati nendes esimestes seeriates. Et kui sa ikkagi seal nätsutad 10 seeriat läbi, siis 10. seerias tegelikult me võime nagu argumenteerida, kui suur see kasutegur on ja mida rohkem sa korraga teed, seda kauem pead sa ootama, et uuesti teha. Et muidugi teine äärmus on see, et on selliseid vendasi ju ka, kes teevad full body absoluutselt iga päev. 5 päeva jutti teevad seal full body ja siis puhkavad. Ükskõik, kui me võtame kas või crossfitterid, siis neil on täpselt sama ju põhimõtteliselt, kui nad teevad mingi süstemaatiliselt kava järgi. Miks ma seda küsin, lihtsalt mina olen viimased paar aastat, ma arvan, ma ei ole teinud väga süstemaatiliselt mingil eesmärgil trenni. Ma olen pigem läinud, mulle lihtsalt väga meeldib see. Ma olen teinud jällegi, mingi mõttes mingi suund on alati olnud, millele võib-olla rohkem keskenduda, siis ma olen teinud alati full body ja ma arvan, ma olen teinud kas 3 või 4 korda nädalas äkki või? Oleneb. Võib-olla mingi päev natuke rohkem jalgadele ja natuke rohkem seal ülakehale suunatud. Ja siis miks mul on see nagu huvitav on see, et sellest siis aastast ma olen läinud nagu puhtalt sellele jaotusele, et on surumine 1 päev, tõmme 2 päev ja jalad 3. päev. Kuna sellest võistlustest rääkides ma olen käinud laval 2 korda, mõlemad korrad Lõuna-Eesti karikavõistlustel. Ülikooli ajal vist oli äkki esimene kord oli 2010 või? See oli siuke ala nagu Athletic Fitness. Ma võtsin sellest osa ja siis kui tulid need rannapoisid tulid, siis ma proovisin ka seda mingi aasta. Äkki oli 2000, ma ei tea, 12 või 13. Nüüd on mul selline tekkis väike eesmärk. Eks ma tahaksin minna 2002 aasta sügis lavale. Ja ma võtsin selleks endale treeneri. Nii et mul on selline jaotus. Ehk siis praegu põhieesmärk on lihaskasv.
et saada kategooriast nii-öelda siis võimalikult palju, võimalikult oleks seda lihast nii palju kui võimalik, siis olen jällegi mõelnud, mis kategooriasse minna. Et me oleme siin kaloraaži ka hästi palju muutnud, langetanud, tõstnud, siis hetkel me oleme jõudnud 3700 peale päevas ja siis me hakkasime 3000-st, hakkas mu treener katsetama seda, et kuidas mul üldse reageerib keha, ja 83 kilo pealt ma olen praegu tulnud alla 77 kilo peale, eesmärk oli juurde võtta. Et see kaloraaž tõuseb ja eesmärk on siis minna fitnessi kategoorias lavale, seal, kus oli siis Oleg Anissimov ja see ala, kus on siis nii-öelda see vaba kava pluss poseerimine. Siis sa saad üksinda särada, ütleme niimoodi. No natukene on, vist tundub niimoodi, aga no eks näis, ei tea. Ja kusjuures ma isegi ei kujuta ette, kuidas nagu väljamaal see on, tõenäoliselt seda tehakse. Väljamaal tehakse teatud, need organisatsioonid teevad seda, teised ei tee, et oleneb võistlustest vist ja sellest tasemest. Eestis saad võib-olla lihtsalt pulli teha siis vabakavaga või siis minna püksid jalga tõmmata ja seista, aga siinkohal ma tahan rõhutada seda, et tegelikult vahet nagu ei ole, kas sul näiteks on see sama kolmene jaotus, see push-pull legs, või siis sa teedki 3 korda seda full body läbi, et tegelikult kui ma nüüd päris aus olen, siis ega see minu treening, ta näiteks ei ole selles mõttes 100% full body. Ma toon näitena selle, et kui ühel päeval on mul näiteks põhiharjutused on kükk, mis on läbi põlve, eks ole, eelkõige reitele suunitlusega, pärast seda tuleb lamades surumine ja pärast seda tuleb näiteks hantlitõmme, horisontaalne tõmme, pluss siis seal triitsepsit ja näiteks jalgade eemaldamist nagu juurde. Siis me võime öelda, et ta justkui katab kogu keha ära, aga samas ei kata ka. Teisel päeval on näiteks Rumeenia tõmme väga raskelt, on pea kohale surumine ja on näiteks lõuatõmme, et vertikaalselt üles, vertikaalselt alla. Rinnalihast väga palju ei saa, aga mõnikord on lendamist seal juures. Ja 3. päeval on näiteks puusasirutused kangiga, mis on nagu prioritiseeritud, jällegi riied väga palju ei saa. Aga just ongi see, et sa hüppad ühelt lihaselt teisele, et mina nagu tunnen seda, et siis nagu ma suudan iga seeriaga rohkem pingutada, kui ma jaotan teda laiali. Aga mina ütlen nii palju, et nii kaua, kuni nädalane maht on võrdne, pole vahet, kuidas sa neid jagad. Teine asi, mis võib olla on see, et tihtipeale kui mõeldakse full body's ja arvatakse, et see on mingi algajate trenn, et võib olla just see, et võib olla alateadlikult või siis teadlikult intensiivsus tõmmatakse maha või maht tõmmatakse maha, et sa lihtsalt ei pinguta. Samas, kui sa vaatad jõutõstjat, kes teeb oma jõutõstekava ja kütab kõik 3 tõstet läbi ühe trenniga, siis on see väga-väga-väga raske trenn. Et selles mõttes ongi huvitav, et mina seda sama push-pull legsi tegin väga kaua ja loomulikult sellega arenesin edasi, aga pigem võib-olla see koer on siia maetud, et aeg-ajalt ongi nagu vaheldust vaja, et hüpata nagu ühelt lähenemiselt teisele. Olgugi, et nad on mõlemad sama efektiivsed. Ma olen täiesti nõus sellega. Et mina näiteks tunnen täiesti seda, et mulle kohe nagu meeldib, et ma teen need 4 seeriat kükki ära ja rohkem ma jalgade pärast see päev ei muretse ja siis ma võtan kohe teen oma 4 seeriat surumist ära, sest et ma olen nagu värske, et lasen kõik seal näiteks välja. Okei, ja mul on korra veel üks küsimus sulle, et kui sa näiteks praegu teed full body ja sa teed siis kokku teed 3 trenni nädalas? Jah, ma olen selles mõttes nagu liberaalne, et ma üritan teha niimoodi, et 3-4, et ma ei vaata, mul ei ole nagu ta nädalasse nagu raamidesse kinni pandud. Et fakt on see, et üle päeviti põhimõtteliselt. Aga kui sa varem tegid push-pull legs, mitu korda nädalat sa siis tegid trenni? Siis jällegi, et kuna mul on ka hästi palju sellist ringi sagimist ja asju, et siis mõnikord oligi, et tegin 2 päeva järjest, siis puhkasin või mõnikord võib-olla puhkasin 2 päeva, siis tegin 1 päeva, et nagu see sagedus oli enam-vähem sama selline, et umbes 4 korda nädalas ja ta nagu nihkus nädalast nädalasse. Aga jah, et nii pea, kui sul on nagu erinevate kehaosade jaotus, nii pea sa saad lubada endale ka seda järjestikutest päevadel tegemist näiteks. Kui ma näiteks praegu ei räägi lõpuni. Et ühel päeval teed tõmbajad ära, teisel päeval sa saad surujaid teha näiteks, alakeha ka, aga
sellega, mis nagu mina praegu teen, et noh, päris ei kõlba näiteks see, et noh, sa teed ühel päeval raske Rumeenia ära, siis järgmine päev hakkad seal rasket kükki tegema, et noh, natuke see väsimus on seal alles, et aga mulle nagu, ma pole kunagi nii teinud ja seda on huvitav teha. Küll ma sellest mingi hetk näiteks ära väsin ja lähen mingi jaotuse peale tagasi või kui näiteks juhtub see, et olude sunni näiteks miski muutub või saan ma tihedamini teha näiteks, et kas ülakeha, alakeha peale minna. Aga fakt on see, et 3 jaotusest ma nagu kaugemale minna kindlasti ei taha, et see on kas kogu keha või 3 jaotus. Et kui eesmärk on lihaskasv, hüpertroofia, siis sa pead lihtsalt, maht peab ajas kasvama ja keha peab sellele järgi tulema ja kui siis see väsimus saab su kätte, üleüldine, siis tõmbad tagasi ja hakkad jälle mahtu kasvatama, et mingit vahet ma ei näe selles, et kuidas nagu teha, et tuleb teha nii, 50% on see, et on oleks efektiivne võimalikult, aga teine 50% on see, et meeldiks nii-öelda. Kui meeldib. Oot jah, miks ma seda küsin, on see ka, et kui ma näiteks praegu võtan oma selle jaotuse ja ka nüüd ikkagi lihaskasvule suunatud treening on hetkel, siis ma mõtlen seda, et kuna mulle meeldib trenni teha, siis kui ma võtaksin näiteks hetkel endale kavaks sinu kava, kus ma teen, ütleme, ma teeksin 3 korda nädalas siis, et noh, ma arvan, et ma nagu taastuks parajalt ära, mitte 4 trenni nädalas. Et minule kui sellisele trennifanatile ma tunnen, et 3 trenni nädalas üleüldse on vähe. Ma tahaks teha nagu rohkem neid trenne, et lihtsalt nagu päevade ja trennide mõttes. Et selle poole pealt ma nagu tunnen, mulle näiteks praegu, noh, ma ei ole ka teinud sellise jaotusega, nagu ma hetkel teen, süstemaatiliselt trenni. Et mul ongi need 3 päeva on järjest erinevad, 1 on puhkepäev ja siis tuleb jälle 3 päeva, nii et mul nädalas on kas siis 5 või 6 trenni. Et ma tunnen näiteks mulle hetkel, nagu kuna trenni meeldib teha, siis mulle ka nagu see jaotus tegelikult hästi nagu meeldib. Aga võib-olla see on jällegi mingi periood ja siis järgmine kord mul on 2 aasta pärast on see sinu jaotus. Noh, sellisel juhul tuleb lihtsalt sellele tähelepanu pöörata, et kui sa ikkagi teed 5-6 trenni nädalas ja 3 päeva kütad järjest, et see, kas siis see maht või intensiivsus peab olema vastavalt doseeritud, et sa nii-öelda läbi ei põle, et sa saaksid progressiivselt nagu edasi liikuda selles suhtes. Absoluutselt. Et see trenn siis jah, et noh, see, mida mina teen, seal ongi see, et ma kohe tunnen, et kuna ma olen värske ja mul ongi ette nähtud kindlale lihasele või harjutusele 3-4 seeriat sellel päeval, noh, siis ma saan vastavalt ka käituda, et siis ma saangi nagu julgelt pigistada ja ma ei pea midagi endasse sisse jätma nii-öelda järgmiseks või ülejärgmiseks harjutuseks, mis on näiteks samale lihasgrupile. Et hästi põnev on, et pigem ma leiangi seda, et nagu edu võti ongi see, et noh, sina ütlesid, et nagu treening peab nagu kehale mitmekülgne olema, eks ole, aga see treeningi lähenemine nii-öelda, kas siis nii-öelda antud juhul siis lihaskasvule peab ka nagu mitmekülgne olema, et me nagu ei ole robotid, et meil on tunded ja meil on nagu, me ei väsime ära ja me ei viitsi mõnda asja mõnikord teha, et meil on nii-öelda nagu seda vaheldust vaja puhtalt sellepärast, et me oleme inimesed. Absoluutselt. Täiesti nõus sellega. Et jah, aga noh, ma ei tea, mis mul siis sulle nagu üle soovid, et üritas ikkagi kasvada, et pane sööki juurde ja ma ei kujuta ette, mida sa siis tegema pead, et kui 3700-ga näiteks ka ei taha tõusta, et nagu mul otseselt ei ole kunagi nagu seda häda olnud, et kaal nagu ei tõuse või et noh, söö üks suur pitsa ära ja jooks Pepsi kõrvale, kohe tõuseb see kaal sul nagu. Ei, kus juures selle kaalu poole pealt ma olen 1,75 ja mu selline tavakaal viimased 5 aastat on olnud kus 76-77 ja ma olen kogu aeg nagu tahtnud sinna 80 peale saada. No, et ikkagi see rasaprotsent jääks sinna enam-vähem 12 kanti, nagu seda mul enam-vähem on alati olnud. Nüüd siis selle eelmise aasta lõpp, kui ma mõtlesin, et ma nüüd nagu pingutan ja ma söön reaalselt nii, et mul on kogu aeg nagu kõht ääreni täis ja ma nagu pressisin seda sisse ja ma sain selle kaalu 83 peale aasta lõpus. Aga mul oli esimest korda, ma arvan elus, kui ma vaatasin alla ja ma nägin, nagu ma ei näe mitte ühtegi kuubikut enam. Nagu mul oli aasta lõpus see seis. Et no, ma ei olnud nagu paks selle poole pealt, aga see oli siuke nagu minu jaoks uus kogemus. Ja noh, praegu ka, et me oleme nüüd, siis ma ei arvutanud, kui palju ma sõin. Ma lihtsalt sõin maksimaalselt uulitsa burgerit, ma arvan 4 korda nädalas nende kartulitega. Et noh, ikkagi, et oleks kõht täis mõnusalt. Et nüüd ma olen arvutanud
see aasta, ma arvan, mis on 3 kuud või, iga päev. Ja ütleme jah, ma arvasin ka, et umbes 4000 on see, mida ma arvan, ma peaksin sööma, et hoida kaalu. Kuna mul see päevane liikumine, samuti ütleme klientidega töö poole pealt, seda mul tuleb keskmiselt, eelmise aasta keskmine oli mul 15 000 sammu päevas. Pluss sinna veel trenn. Et ma arvan, see kogu selline üldine aktiivsus, ma arvan, see on see, mis mul hoiabki seda nagu kaalu all ja raske on pressida toitu. Ja mis siin võib nii-öelda jutumärkides probleem olla, ongi see, et sa oled võib-olla oma treeningu lähenemist muutnud selles mõttes, et tõenäoliselt su treeningud on mahukamad, intensiivsemad, kuna sa lihast rohkem läbi pumpad, et naljaga siin öeldes, et kui ikkagi sa teed sellise raske jalapäevad, et nagu palju harjutusi seal, eks ole, siis ta põletab kalorid, kui seal tirelit teha või hundiratast lisata, et midagi sellist, et see võib ka vabalt olla. Ja teine asi on ka see, et kui sa liha hakkad peale kasvatama, siis liha tahab rohkem kütust ka saada nii-öelda, et tunnen kaasa sulle, et ühel hetkel see 4000 ei pruugi ka piisav olla, et ühel hetkel võib-olla peab 4500 olema, et Indrek Otsusele meeldib alati öelda, et ta on 5000-ga ka dieeti pidanud, et võistluste jaoks, et dieeti pidanud ja sõitnud ratast iga päev 4 tundi või? No midagi sellist jah, et siis ta sai, et see 5000 on selline, et seda talle meeldib alati tuua ja siis on siin teises otsas vendi, kes ma ei tea, on seal 1,90 m pikad ja peavad 1800-ga vormi tegema, et alla võtma, et nagu käid ringi nagu surm, et jah, inimesed on nagu erinevad. Aga see on hoopis teine teema, et seal on ka see agarus, et liiga kiiresti keeratakse kraanid kinni ja tahetakse ruttu kuivaks saada, aga tegelikult jooksutatakse ennast kinni ja mida kõike veel, et hoopis teine teema teiseks korraks, midagi sellist. Oota, aga millal need võistlused sul siis nüüd olid? 2022 sügis. Ehk mul on 1,5 aastat veel aega. No siis on aega küll. Yeah. Siis on aega küll. No siis ootame põnevusega, mis sealt välja tuleb. Näeme Burdiini ikkagi sellise lihaveisena ka. Ei saa väga suureks minna, kuna ma saan olla vist maksimum 76 või 77 kilo kuivana. Selles kategooria. 77. Ma arvan, kui ma nüüd võtaksin rasvaprotsenti enne alla kui võimalik, ma arvan, et 73. No jah, samas kasvatada on päris palju. Kasvatada on palju ja selle 1,5 aastaga, on küll korralik aeg, aga kuna sa ikkagi oled üksjagu trenni teinud, tegelikult ütleme, et naljalt peale ei viska ka enam. Absoluutselt. Seda liha, aga loodame, vaatame. Ruumi on nii, et küll tal tuleb. Ja jääme siis nagu põnevusega ootama, et selline huvitav, et hundirattast musklimäeks. Aga hundirattas peab ka jääma. Muidu võistlustel ei saa. Nii et mul on seal mõlemat, mis on minu jaoks hästi põnev. Ja ainult hundirattaga ka läbi ei löö, et seal peab olema mingi et selline hundiratas, et maad ei puuduta. Panen nimekirja. Siis võib asja saada. Kuule, aga väga hästi, väga huvitavalt on see vestlus siin nagu arenenud, et läks vaikselt ja jõudis päris elavaks, et jõudsime ikkagi bodybuildinguni välja, et mis seal ikka, aga mina tänan sind selle vestluse eest ja tore kõik, kes kuulasid ja teeme trenni ja vaatame, mis saab. Jah, nii et nautige ja jõudu kõigile. Jah.